Hea keskkonnasõber, mina olen Soojapuhur. Oleme tulnud televaatajate tungival soovil õhtuse uudisesaate võttegrupiga uudistama, kuidas töötab koeru uus katlamaja. Sellest ja paljust muust on lubanud vestelda katlamaja boss Saepuru Sass. Siit tulevad siis autod sisse. Need suured uksed käivad lahti. Rekkaga tuuakse umbes 100 kanti korraga sisse. Hoia seda. Nüüd läks siis kraat käima. Siit see kraat veab haket. Praegu läheb see sinnapoole või ei? Ei, ikka siiapoole. See kraat veab seda haket siit automaatselt läbi. Vanasti tehti see töö ära käsitsi. See nõudis palju aega ja vaeva. Ma pärast teile seest näitan. Kas see peab kogu aeg täis olema? Suvel põhimõtteliselt võib, aga talvel võib ära külmuda. 300 kanti see mahutab. Päris täis me seda pannud ei ole. Hunnik on siin 3–4 meetri kõrgune. Ja alt veab külmaga ära nagu tunneli. Talvel me siin ööde kaupa raiume meestega seda lahti. Oht on väga suur, et külmub ära. Oot, mis ära külmub? Hake, ikka hake. Kas on keegi kalkuleerinud, palju see uus katlamaja soodsam on, kui enne köeti koerus masuudiga? Ei, põlevkiviõliga ikka köeti. Praegu on megavati hind circa 15% odavam. Kütusena on puid kõige odavam. Kas siin katlamajas peab keegi tööl ka olema? Seadmeid ja agregaate on siin nii palju, et 100% ei pea siin keegi koha peal jälgima. Vanasti köeti siin kivisöega ja siis pidi keegi siin kogu aeg labidaga viskama. Traktoriga lükkame siin peale. Traktor on meil vana ja väsinud. Varsti kohe saame uue traktori. Aga lähme uudistame siis edasi. Oi, kui palav siin on! Siit siis näeme kraape. Suurte silindritega, eri aegadega. Üks tõukab, teine lükkab. See toob siis nüüd selle hakke siia. See kraap veab siis ülesse katlasse. Sellepärast inimene peabki siin olema. See on kõik nii kaasaegne. Siit viib see kaap selle hakke ülesse. Siin on fotosilm, mis fikseerib kogu aeg seda kõrgust. Õhk puhastab fotosilma ja kui see langab alla taseme, siis hakkab kraap tööle ja toob haket jälle. Siia koguneb siis tuhk. Siia mahub 17 kanti. Oleme seda ühe korra juba sellel aastal tühjendanud. Teist korda pole veel jõudnud, kuna oleme kohalikel inimestel lubanud seda kasutada. Tuhka saab ju aiamaale viia. Need olid keskkonnauudised. Tänu koeru uuele katlamajale on sooja hind 15% soodsam, säästlikum, saastetasud väiksemad, ebameeldiv põlevkivist tekkivat lõhna ei ole enam ja mis peamine, tegemist on kohaliku toorainega. Bye.